Nii, ehk teine näide, mida võite samamoodi mõelda, et juhul, kui see samane kaardi näide nüüd ette võtta, et kas on veel tegelikult mingisuguseid muid võimalusi, et mille abil oleks võimalik pakkuda lastele selliseid lõbusaid liikumisviise. Et see ei pea olema sugugi kaardi kujul. Võib-olla näiteks see samane inimkatapult, mis siin välja on joonistatud. Nii et järgmine viis, out of box mõtlemine. Kolmas, fantaasia ja kujutlusvõime viis on nii-öelda väljakutsev kujutlusvõime, ehk siis inglise keeles challenging. Et kuidas oleks võimalik neid olemasolevaid mõttemalle võimalikult põhjalikult murda. Ja eelkõige eeldab see sellist teatud mõttes küüniku või skeptiku või kriitiku maailmamaadet. Et ma vaatan mingisugustel olemasolevatel asjadel otsa ja mulle tundub, et aga miks see niimoodi peaks olema? Miks see võiks olla asi hoopis risti vastupidine? Nii et siin on mitmeid asju, mille peale võiks mõelda. Et üks võimalus on see, et me prooviksime olemasolevaid mõttemalle muuta klientide poole peal. Et miks mitte tõesti fotosid tellida arvutifirmast? Ja see asi on täiesti tehtud ja kuigi fotofirmad esialgu ütlesid, et ei saa olla, et nii kehva kvaliteet või mis iganes, millegipärast ärimudel täitsa toimis selle hetkel. Teiseks võimalus, et kuidas olemasolevat organisatsiooni täpselt pagupidi pöörata. Kuidas aeg-aatrist saaks kummikufirma, kummikufirmast telekafirma ja telekafirmast mobiilifirma. Samamoodi see eeldab piisavalt suurel hulgal julgust, et organisatsiooni niimoodi pidevalt ümber kujundada. Või siis, kuidas ärimudeleid teistsuguseks teha. Nii et sellist kriitilist mõtlemist, et mida ja kuidas esitada väljakutseid olemasolevale, on sellega päris palju võimalik mõelda. Ja kui me tuleme nüüd selle samase kaardi näitele, et siis tegelikult võib-olla juhtus nii, et see samane inimkatapult, mis meil sai välja mõeldud, tõi meile liiga palju probleeme klientide poole pealt, klientide advokaatide poole pealt, sellepärast, et lihtsalt, et väga paljud liikumisviisid läksid nagu untsu, et siis võib-olla on mõistlik üleüldse kogu ärimudel ümber kujundada ja minna hoopis teise valdkonda. No näiteks siis, nii nagu näiteks on hoopis teistsugust ärimudelit proovinud teha üks selline firma, mis pakub subscriptionit, ehk siis iga-aastaselt on võimalik tellida sul, et sulle saadetakse konkreetseks kuupäevaks teatud arv sokke, mis on pestud ja triigitud ja siis sa saad nad kohe jalga panna, et sa ei peaks nende pärast muretsema. Nii, ja kui on võimalik need samased 3 alternatiivi iseendajaks selliselt mõtiskledes ette võtta ja siis proovida paika panna, et okei, et missugune täpselt mina olen, siis suure tõenäosusega on võimalik teha selline personaalne audit. Ja kujutage ette, et üks võimalus on tõesti see, et saate kusagilt need Lego-klotsid, võtate need ette, igaks ülesandeks võtate täpselt 2 minutit ja teie ülesandeks ongi siis nende Lego-klotside abil kõigepealt meisterdada näiteks neid karte, siis meisterdada mingisuguseid muud liikumisvahendeid ja siis teha midagi, mis on hoopis teistsugune. Ja anda siis iseendale hinnang, et mis tüüpi kujutlusvõime just sinu puhul see kõige valdavam on ja mis tüüpi äriideid sellest lähtuvalt siis sinul võiks olla kõige lihtsam välja tulla. Nii, ja peale seda, et kui see esimene tunnetus on olemas, siis ongi võimalik peale seda kasutada kas või neid samu Lego-klotse selleks, et iseenda äriideid välja mõelda, neid timmida, neid kolleegidega arutada ja tekitada siis sellisel kujul nad valmis, et nad oleks tõesti kellelegi müüdavad. Nii et ei pea olema sugugi nii, et me võtame kõigepealt kätte tühja valge paberilehe ja hakkame sinna siis A-st ja B-st kirjutama meie äriplaani, vaid täiesti vabalt võib iga äriidee sündida hoopis teisel moel ja antud juhul siis mängida. Ja nüüd, mida ma siis samamoodi ütlen, et kontaktid, et kust kohast on võimalik selle kohta siis täpsemalt uurida. Nimelt me oleme loonud ühe sellise globaalse veebilehekülje, seriousplay.pro.com, kuhu me oleme siis proovinud hakata nüüd samm-sammult kirja panema selliseid parimaid praktikaid, et kuidas kasutada igasuguseid loomustehnikaid selleks, et kas siis genereerida uusi ideid, paika panna mingisuguse muudatusi, mõelda välja uusi strateegiaid. Nii et vaadake, lööge aruteludes sekka, tulge küsimustega kaasa. Aitäh!